Tervist, mis ei tapa, see teeb tugevaks. Fakt. Alustades oma õpetajaks õppimise teekonda, saadeti mulle katsumus klassi täis tiigreid lambale. Tiigrid lobisesid. Tiigrid sumasid telefonis, suutmata seda käest ära panna. Tiigrid segasid lammast ja 11. Tiigrid sõid ära välja endi seast paar õrnemat inimest. Selle asemel, et kitse panna, appi karjuda ja hätta uppuda, tegin mina koos tiigritega etteütluse. Selle. Nendest tiigritest said üliõpilased, ettevõtjad, ka üks õpetaja, ehk siis õnnestus. Selle teksti pealkirjaga Maailmanaba monoloog tulemusel avastasid tiigrid ka seda, kui väga võimenduvad vägisõnad kirjutatuna. Sama juhtub ka videos. Ehkki Saareste sõnaraamatus on kõik meie vägisõnad, mida nimetatakse ka vandesõnadeks või roopusteks, mida nad ei ole, sest nad on seotud viljakusega, kõik neljatähelised. Saareste sõnaraamatus on nad õigekeelsuse seisukohast lausetes sünonüümidega tuletistena, kuivõrd nii üles kirjutatuna kui videosse öelduna tähendaksid need sõnad seda, et tekst on 12+. Ma püüan toime tulla nüüd piiksutamisega. Sain hakkama tiigritega, oskan piiksutada ka. Maailmanaba on kõik 3 sõna kokku, maailm koos, aga ka maailmanaba, pikk liitsõna, monoloog, ühe inimese jutt. Kui on 2 inimest, on dialoog. Ja kui on palju inimesi, on üleüldine mulin. Pealkirja lõpus punkti ei ole, meie paneme kirjavahemärgid ja kokkulahkud. Mis järel kirjutad sina oma maailmast, mille naba sina oled? Milline on sinu koht päikese all? Kas sinu kui ainulaadse erakordse koht on kindel või puksitakse sind pidevalt teiste nabade poolt troonilt minema? Kas sa tunned ennast turvaliselt? Kas sa tunned ennast maailmanabana elujõuliselt või oled väsinud, loobumas? Kirjuta välja, saab hea. Murutar hakkab jälle mingeid komasid panema vä. Messengeris chatu nurkades, snapatades kirjutatakse 2 V-ga V, aga hääldatakse vä.
Nüüd sa näed kirjapildis. Ei ole ilus. Sina hakkad, koma, musikene. Musikene on üte, kõnetatav, küsib koma ja ühtlasi paneb sellega teksti autor, antud juhul siis koosloomingu üleskirjutaja, paneb paika tiigrite bande. Musikene. Kui ei hakka, koma, paneb murutar sulle esimest korda hinde, koma, mida päriselt väärt oled. Selles etteütluses üks sõna kasutab õpetaja sinu enese sõnavara, üks sõna, ja esitleb sulle sind, koma, kes sa usaldust kuritarvitasid, üks sõna, ja austuse elimineerisid, 2 L-i, annulleerimise puhul 2 N-i, tühistamine, hävitamine. Selles lauses on läbi lillede ähvardus panna kõveraid hindeid, mida ma ei teinud. Ei olnud vaja. Tiigrid kirjutasid põrgulikult hästi. Nii etteütluse kui ka oma teksti. Võtsid endale ainult õigused, koma, mitte kohustused. Võimendasid erinevaid aineid pruukides nõmedust ja kurnasid oma kursuse intelligendid, 2 L-i, uimetuks ning peletasid õrnemad hinged siit teistesse koolidesse. Selles lauses me saame õnne tänada, et eesti keeles on 2 moodi sidesõna ja ning. Tänu sellele ei kordu ja, vaid teisel korral on ning. Vana kooli õpetajate. Kui me ütleksime vana kooli õpetajate, ei oleks see. Kui me jätaksime vana kooli, siis on jutuks vana kool. See on termin vana kooli. See on endisaegne, klikiaegne, kiviaegne, niisiis kirjutame kokku vana kooli. Õpetajate väljakannatamatute kokku, meetodite ühise üleelamise üks sõna, asemel langesid kursuse kaaslaste üks sõna, poolitusmärk rea lõpus kiusamisse. Sina ise ei mõtle kaasa, ei siis, koma, kui tegeleme kirjandusega ega sinu enese lemmiklaulude üks sõna, sõnu analüüsides. Kirjandite asemel paned paska tossude kriuksudes ja toolide tärinal kuulutad kõigile, koolon, olen keset päeva ja justkui üks sõna laksu all. Üks koma on siin lauses ka, paned paska koma tossude kriuksudes. Liigendame, nii et ei oleks liiga pikad lõigud. Uus lõik. Mina, koma, mees, lõugan mõisa ees ja driftin parklas autode vahel. Mõttekriips. See on pikem paus kui koma, niisiis mõttekriipsu koht. Mida õpiks, koma, miks ma ei või? Kimun peldikus ja kohtlen daame nagu pihve, koma, sest olen ju nii tore. Mõttekriips, rõmised.
see lõik saab olla ka jutumärkide sees, sel juhul, kui sa paned jutumärgid, on jutumärgid rea alguses, mina, mees, ja lõpeb siis, sest olen ju nii tore, jutumärgid kinni, röömised. Psühholoogiline staff on lihtne, koolon. Selgitab liitlause järgmine osa, kuidas lihtne on. Kodus ja koolis varem katki tehtu jääb lahku see katki tehtu, sest selle ees on laiend varem. Katki tehtu lõhub nüüd teisi. Sõprade leidmise asemel varjab oma laamendamise taga alakat. Haiget saanu kokku on illustratsioon vemmalvärsile üks sõna. Kord kirjak puskis punikut ja punik üks sõna, kahrekesega kokku see hunnik, hunnikut, jutumärgid kinni, ta ei ole ei pealkiri ega lausa tsitaat, et me saaksime aru, et ta ei ole lihtsalt osa lausest, on ta jutumärkide sees. Eesti keeles jutumärgid algavad alt. Jätsin sulle silma ette nad siia. Tagajärjeks üks sõna on täielik koma, aga see eest üks sõna, poolitusmärk rea lõpus, sõna keskele jääbki 4 eed. See eest süvenev üksindus, mõttekriips, litslugu, lilleke. Lilleke on üte, sellest see koma. Ise nii dekoratiivne isend, mõttekriips, nagu nukuke lausa, mõttekriips, tõmbab arenemise asemel alla ka teiste vaibi. Me kasutame sõnu vibe, tribe, feeling, groove nii sageli, et oleme nad ära kodustanud ja kirjutame nii, nagu hääldame vibe. Mastmaas ja kumm tühi on poole aastaga nendel ka koma, kes tahtsid õppida ja õpetada. Maailma nabad, üks sõna, nagu pealkirjaski, olnuksid ohjeldatavad 2-3, siin vahel on sidekriips, siia-sinna üles alla tipid-täpid, nipin-nabin, 2-3 sidekriips, rühmana, eriti rämedad nartsissistid, lausa väikeklassina, väikeklass, klassiliik, üks sõna, poolitusmärk rea lõpus. Arutlesime härrastega, et mitte keegi ei sünni nartsissistina, NPD, nartsissistlik psüühikahäire, tuleb kallale siis, kui inimese käest nõutakse edumudeli järgi, et ta oleks keegi teine. Enesekaitseks ette kasvatatud maski taga kaob ära selle inimese tegelik olemus. Järele jääb hirmunud tühjus ja enesekaitseks algab kiitlemine, laiamine, ülbamine, laamendamine, egotsemine ja selle tagajärjel lähevad katki kõik, kes ümbritsevad niisugust haiget saanud
last. See on tänases maailmas epideemia. Kui sulle näidatakse päevast päeva trumpe ja Kremli kakandeid, isegi kui nad on sulle vastikud, see nakkab. Niiviisi saab presidendiks elunormiks loll laiamine, sest nii saab endale pool maailma. Urr. Nüüd käivad ka kõrgelt lennanud alla, sest madal sagedus nakkab ja tapab. Sulle ei meeldi kuulda ega kirjutada, et sina tegid koolist loomaaia, üks sõna, zoopark, ja rikkusid kaasteeliste kokku. Kaareke käib sõnade alla. Kaasteeliste tõusutee, üks sõna. Haise minema, kui ei meeldi, tsiteerides klassikuid. Nii sa ju äsja lahkunud kursuse vennale ütlesid. Kursuse vend kindlalt kokku, äsja lahkunud, missugune, saab olla nii kokku kui ka lahku kirjutatud äsja lahkunud kursuse vend. Kõik tuleb tagasi, nii bumerang kui karma, kes on teatavasti bütš. Kui sa võtad ingliskeelse sõna, istutad selle eestikeelse teksti sisse, saad sa trükituna selle sõna külili lükata ehk siis kursiivi panna. Kui sa kirjutad käsitsi, on asi jutumärgiline. Nüüd algab üks pikemat sorti monoloog, seega rea alguses on jutumärgid eesti keeles. Need algavad alt. Jutumärgid algavad alt. Minge piiksi, ma ju rääkisin, et mul on kodus süsti, põhikoolis üks sõna kogesin kiusamist. Mul on ärevushäire, üks sõna. Ja depressioon, loogiline, et igal nädalavahetusel üks sõna end mällarisse joon, mille üle ma lollakalt naeran või mida hoo ja hoobi vaheta mölisen. Ma ei mäleta, vahet pole, pappi ei ole. Ja käige kõik nahhui 2 h-ga. Näed ise, kui oleks 1-ga, siis ei hääldu õigesti. Meil eestlastel ei ole vägisõnad roppustena tajutavad, sellepärast et ka Kivilinnas elades oleme loodususku, viljakusega seonduv ei ole ropp. Kirjutamine võimendab, video rõhutab. Omavahel suheldes me ei taju, et asi oleks inetu. Kogu pere seriaalides, mida keset päeva näidatakse viisuris, saadetakse meile Soome suhtumist. Soomlaste jaoks tussutamine selle veega ei ole ropp. Seda teevad arstid, patsiendid, haiglajuhid.
seriaalis Süge pulss. See on keeletaju teema. Kannatan kooli välja, et kusagil olla, kuni oma suure firma teen. Olen ilus ja eriline, vaadake kõik. Ütlesin ju, mind tehti lapsena katki, nüüd olen boss ja suck my dick. Ma lähen Eestist nagunii üks sõna minema. Mõttekriips või sina mine üldse psse. Kindlasti 2 S-iga. Vastasel juhul oleks ta nimetavas käändes 2 S-iga mine. Tahtsid olla mu sõber, teejuht, üks sõna ja preester. See lause on ilkumine. Tahtja on läbi nähtud, paika pandud, läbi kukkunud. Tegelikult läks väga-väga hästi. Tea küll, me ei räägi sama keeltki ju. Anna suitsu, raisk. Savu sul, gerondil. Fossiil, vanur, piiks. Nagunii üks sõna pole, see on õpetaja palgaga üks sõna kättesaamatu kokku. Ära nimu ajusid oma filosoofiaga, filosoofia 1 S-iga, minuti pärast ei mäleta ma oma enesegi mõtteid. Ikkagi olen universumi direktor ja maailma naba. Kirjutame ikka kõik 3 sõna kokku. Nii naljakas. Ai, kuidas ma lõpuks neid inimesi armastama ja austama õppisin. Tänan. Kuu peale ja tagasi lahe. Mida fucki ma tänulik olema? Peaksin et sina tingimatu armastuse märgiks mu puudumisi ja märkusi tahvlisse ei märgi. Et sa stipendiumi ei kaotaks, lilleke. Peaasi, üks sõna, mõlemad A-d, liitsõna siis jäävad alles. Peaasi, et keegi emale ei räägi, mida ma siin teen. Selles lauses on näha, miks see tiiger seesuguseks kasvas. Mother is you. Sots käigu kanni, ei karda. Silmas ei ole peetud sotsiaaldemokraate, vaid sotsiaalpedagoogi. Jätame tunni ära, lähme minema, psinoh. Ja jutumärgid kinni. Lõppsõna algab Indrek Neivelti meetodil, kui Indrek Neivelt soovis saata kaasteelisi teenitult ja põhjendatult sinnasamasse, siis positsioon ei võimaldanud seda. Ja ta ütles, jääge sinna, kus te olete. Sama tegime meie seda teksti koos luues. Tulemus, lõppsõna, kokkuvõtte esimene lause, seal sa just oledki, kuhu teised saatsid. Seal on põõsad, mängleb mitmetähenduslikke sõnu jumaldav teksti kokkukirjutaja
sinna, seal, sealt näeb välja täpselt samamoodi nagu siga, seal. Seal on põrsad ja meie rahval on väljend pärlite loopimise kohta sigade ette. Mida mõtleb Murutar, võttes vastutuse selle teksti üleskirjutamise eest? Alustasin oma nimega, lõpetan oma nimega. Mina söandasin noorhärrade väljendumisest teha etteütluse. Söandasin sellest teha ka õppevahendi sulle. Aga mida mõtleb Murutar, kui sina raiskad teda, iseennast üks sõna ning kursuse kaaslasi üks sõna, kes tahaksid õppida ja areneda. Ka välja esutud pärl on pärl. Me kirjutame välja esutud kokku, sest ta on termin, ta on omadussõna, missugune pärl, kakane pärl on pärl. Tänan tähelepanu üks sõna eest, härrased. Ja tänan ka sind kaasa tegemast, tajumast. Ole hoitud, kallis.